igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali. 6. käigu paneb sisse Unibet. Mängijatelt mängijatele. Särrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, oleme otse-eetris Rally Estonia hoolduspargist, Expo alalt, Delfi telgist, 6. käigu stuudiost. Mina saatejuht Gunnar Leheste ja alustame seda lõunast otselülitust siit ühe huvitava külalisega. Rally Estonia kommertsralli direktor Tarmo Hõbe. Tere päevast! Tarmo, sul on kiired ajad, sa jõudsid minuti pealt stuudiosse, meil oli peaaegu edasi lükkamas. Võiks öelda, et sekundi pealt. Jah. Aga me tegelikult kutsusime siin siia selleks, et täna hommikul selgus, et üks väike huvitav projekt on käsil. Craig Preeni perekonna tuttavad on siin ühe huvitava asjaga, räägi sellest. Täpselt nii, et kuna tegelikult Craig ju Eestis juba on võistlenud rohkem 10 aastat tagasi, et samamoodi Rally Estonial mitmeid kordi käinud, tulnud poodiumile. Craig on nimetanud siis Otepää katset, kus on alagahüpe üheks oma lemmikuks üldse siis MM kalendris. No ütleme, Craig oli kogu aeg teda eespoolt väga armastatud ja siis tõepoolest, et Craigi siis perekonna tuttavad tahtsid siis vanematele teha selle toreda kingituse, et siia õige pea kohe, ma arvan ka iga minut jõuab üks Eesti lipp, kuhu siis on soov palve, et kõik, kes siis tulevad sellist parki, saavad tulla siit Delfi stuudiost läbi ja panna... Delfi Expo alalt siiski, Delfi, samas kõrval. No ütleme kohe kõrval, et panna sinna lipule siis oma allkiri ja soov ongi, et võimalikult paljude siis Eesti fännid allkirjad selle lipule koguda ja see lipp jõuab siis peale Rally Estoniat siis Delfi või Craigi vanemateni. Need jääb selline tore mälestus Rally Estoniast, mis oli Craigi üks suuri lemmikuid tema vanematele. Nii et kindlasti kõik tulge, pange autoramm ja teeme sellise toreda sellise koos kingituse Craigi vanematele Rally Estonia poolt. Väga ilus asi. Räägi, sina oled ka natukene süüdi, et see rallipark siin tasuta avatud on ja kuidas sa hindad seda projekti nüüd tagantjärele? Siin on päris korralik melu igal päeval olnud. Ütlen, et ainuõige otsus. Absoluutselt. Ja tegelikult ongi see, et jällegi, et eks me tahamegi liikuda selles suunas, et kui me oleme näiteks Tartus, et kõik see meelehutus Tartu Rahu platsil, Service Park, et jällegi inimesed saaks tulla, teed jällegi paljud jällegi loomulikult teavad, et MM-ralli toimub praegu Eestis, aga ikkagi selgelt, kus on pilet, ise nii väga suur huviline ei ole, siis mõtled, et okei, et ei hakka minema. Aga kui on võimalus tulla, uudistada, ega see on see, tekib esimene kontakt, esimene emotsioon, järgmise näed juba raja ääres ja järgmine aasta juba suur fänn. Ma olen näinud inimesi, kes on just sama asja peale mõelnud, et nüüd tahaks raja äärde minna ja on küsinud, kus pileteid saab? Piletid on meil teinud väga mugavaks, et rallyestonia.ee või piletid.ee. Füüsiliselt piletikontsu ei saagi? Just, kuna oleme ikkagi digiajastul, siis digipilet, et põhimõtteliselt sekundiga on see käes ja saab minna raja. Mis tegevused sind ennast ootavad nüüd ees, kui sa siit sama kiirelt ära tormad? Eks tänane päev ongi selline, et kus me oleme pannud hästi palju kohtumisi, et loomulikult arutada siis
nii oleviku kui peamiselt tuleviku üle, nii et siin Ermis täna ja kohe liigume siis Selgise katsele. Selgise tähendab Veipsaare katsele ja Selgise karjääri, kus siis on samamoodi väga atraktiivne pealtvaatamisala ja seal juba järgmised kohtumised siis väliskülastega, nii et päris tihe päev täna tõepoolest. Keda Eesti vippidest, poliitikutest, kõrgetest ninadest on oodata raja äärde? Eks ma usun, et võin öelda, et tulemus on palju. Valdavalt enamus ongi homme laupäeval ja ma usun, et juba erinevates pealtvaatamise ajades tasub hoida silmad kõrvad lahti, nii et neid on palju ja kindlasti igas alas mõnda neist näeb ka. Saatke mõni siia poole ka. Teeme nii. Aitäh, Tarmo, tulemast. Meie vaatame ära. Merilin Mölder, Kroonika reporter, käis täna hommikul raja ääres. Meil küll otseühendust temaga ei õnnestunud saavutada tänu sellele, et rahvast oli palju. Aga küll aga ta salvestas seal mõned huvitavad intervjuud pealtvaatajatega, uuris meelsust, kuidas meeldis siis Oti mootorivahetus. Loomulikult võttis masti peamiselt maha, aga oli ka positiivsemaid arvamusi, kes üldiselt arvati, et see 5 minutit on Oti jaoks nohu. Aga vaatame selle video ära. Härra, võime korra tülitada. Kas te tulite täitsa ilma riieteta täna, et tuleb ruttu viimasel momendil veel üks särk? Ilma riieteta. Rally Estonia 2021 on ikkagi olemas. See on natuke vanaks läinud juba, natuke vana aasta või ostate naisele? Naisel on ka olemas, Special Edition 2023. Tal on lausa tänavuse aasta oma ikkagi olemas selles mõttes, nii et läheb see teile selga? See läheb mulle selga, jah. Kas siis iga aasta on niuke särkide kogumine või kuidas see teil välja näeb? Tegelikult olen paar aastat tööl käinud siin ja nüüd esimest korda ostan endale siis ise särgikese. Kui tohib küsida, kus kaugel te tulite täna üldse? Tartust, nii et eriti lihtne trip oli selles mõttes? Absoluutselt. Kas tuleb pikk rallipäev või? Vaatame, kuidas siit välja saab pärast. Noormees, mis on eestlase lemmik hommikusöök tänasel hommikul? Mitte teine eestlane? Grillvorstid ja friikartulid on täna. Nii vara hommikul juba? No nii on jah, kahjuks pannkohake me praegu ei paku täna ja ongi nii. Aga ma vaatan, et teil on kesamärükes ka kapis, see läheb ka vist täna hommikul juba päris korralikult. Jah, juba esimesed õlled juba lähevad päris kiiresti. Nii, noormees, mis teie nimi on? Villu. Ja kus kaugelt te täna siia tulnud olete? Põltsamaalt. Nii, et polnudki väga pikk sõit või kellast alustasite? 6.30 äkki. Varem pidi ärkama, aga ei saanud. Ja mitmekesi te siin olete, siin ma vaatan suurem grupp mehi, kõik. Sellel on niisugune naeratus peas, et ei näe küll välja, nagu oleks kella 6 ärganud. Mis teie nimi on? Täpselt kell 6 ärkasingi, sellepärast olengi õnnelik. Te olete nii harjunud lihtsalt, nii vara ärkama? Päev on pikk ja ilus. Kas see ei morjenda natuke, et Ott Tänak siin 5 minutit karistada sai? Ikkagi tulite kohale vaatama? Ta sõidab tagasi selle 5 minutit. Arvate? Muidugi, see ei ole küsimus. Ei, no mis ikka, ega sõitjana ikka olemas. Seda küll, aga kui palju üldse siia Rally Estoniale tulek nagu Põltsamaalt mehele maksab selles mõttes, et kas koju on nagu majutus on kodus või jääte siia kuskile telkima või kuidas teil see kõik välja näeb? Me vist teemegi ühe päeva äkki. Rohkem ei tulegi? Vist mitte, jah. Saite mõte reede vabaks töölt? Jah, see oli juba aasta tagasi kirja pandud. Aga miks siis laupäev, pühapäev ei sobi enam? Siis on juba kõik otsustatud või? Lihtsalt see aasta on nii, jah. Me oleme iga aasta teinud. Terve nädalavahetus ja mõtlesime, üks aasta teeme teistmoodi. Naine ei luba nii kaua või? Ikka luba, vaatame telekast üle jäänud. Nii, noormees, mis teie nimi on? Erki. Ja mis kellast te juba siia istunud olete tulnud? No pool tundi tagasi umbes. Ja kas see on siis see kõige parem koht, kust rallit täna vaadata? Jaa. Lihtsalt ettepoole enam ei saanud? Ei olnud vaja tõst. Ei olnud vaja. Sa saad kiiremini välja. Mis te üldse arvate siin? Ott Tänak sai juba 5 minutit karistada. On siin üldse midagi vaadata täna? On ikka ju. Arvate, et tagasi aja või? Ma arvan küll. Eestlased on ikka nii nagu ambitsioonikad. Kõik ütlevad, jaa, teeb ilusti tagasi. Aga kus kandist üldse täna siia tulnud olete? Kambja kandist. Kambja kandist, nii et pole ju, mis kellast alustasite siis täna sõitu? Ei alustanud. Ei alustanud? 7. Ei siis ei ole üldse pikk maa. Lähete õhtuks koju ka või on mõni plaan Tartus ringi vaadata, seal ju täna igasugused üritused? Ei, me läheme ikka, meil on ööbimine võetud. Ööbimine võetud lausa? Kuhu kantis siis? Grüünerisse, Mauritsesse. Neiud, kus te tulnud olete siia rallile?
Tartust. Tartust, nii et pole pikk sõit olnud? Ei ole, ja nemad tulid Tallinnast. Mina tulin tegelikult Austraaliast, aga teised on. Austraalias, kas sa oled siis? Ameerikast. Okay. Yeah, he came from America. Okei. Nii palju informatsiooni korra. Ei. Tallinna tüdrukud, mis kellast te ära sõitu alustasite siis? Eile alustasime juba. Okay. Tahtsin mingit head vastust, et mingi kell 4 hommikul või midagi sellist. Ikkagi 6.30 täna ka. Ikkagi varakult. Aga Preili prouad, palju üldse Rally Estonial käik nagu maksma läheb selles mõttes? On see niisugune kulukas tegevus, käite seal puhvetis õlut ka ostmas palju, et nagu raha kulub või? Ei ole ju kulukas, sest me ostame piletid nii palju varem ette ja toidu me võtame ikkagi põhiliselt ise kaasa. Joogid ka, kohvi, et tegelikult ei ole väga kulukas. Jah, kui eelmine aasta, jah. Tegelikult väga hull ei ole. Et teil on siis see väga nagu ette planeeritud tegevus iga-aastane asi, mida oma grupiga teha? Teist aastat selles mõttes ja viimast aastat, nii et jah. Et te olete suured rallifännid, vaatate igat etappi või ongi niisugune, et Rally Estonia pigem? Marian vaatab. Mina vaatan kõiki, Laura vaatab ka. Mina vaatan nagu... Nemad hakkasid eelmine aasta fännid. Just, eelmise aasta fännid. Aga siis te oskate sellele küsimusele ka vastata, et kas Ott Tänak teeb need 5 minutit tasa, mis talle trahvina anti või? Ei tee, oleme ausad. Siin mehed olid väga optimistlikud. Muidugi teeb ja siis võidame ikkagi niimoodi ära, et arvestame, et need 5 minutit pole ja siis lihtsalt ongi tema ikkagi... Hakkame arvutama veel ümber. Hakkame arvutama ümber, teeme korda selle asja. Väga arvas, poseerime nüüd. No nii, tagasi stuudios ja Tarmo Hõbe asemel on meil siin veel suurem ekspert, Roland Poom. Jah, ma siis nõustun jätkuvalt. Väga meeleolukas video. Väga vahva, raja ääres on ikka igasugust rahvast. Ja äge on, et rahvas on nii optimistlik, et arvavad, et seda on võimalik tagasi sõita. Võib-olla eks nad teavad, et tegelikult ei ole, lihtsalt ütlevad. Ei, no aga kuule, praeguse tempo juures meil tegelikult Ott ju juhib. Kui me nüüd niimoodi arvutame, et viite pole, siis tegelikult on ju 10 sekundiga juhib. Täpselt 10 sekundit Thierry Neville'i ette, aga kui juba hakata rääkima, kes seda rallit juhib, siis Thierry Neville juhib rallit 6,8 sekundiga Kalle Rovanperes. Väike üllatus. Mis on täielik üllatus, ma ütleks. Küll jah, Kalle Rovanperel oli teada ju, et tegelikult nii-öelda puhastama peab hakkama seda teed siin on ju. Võib-olla väike lootus oli tema jaoks, et vihma oli siin eile ikkagi sadanud päris palju. Et katsed on pehmemad ja väga lahtist jole peal, aga olukord on selline, nagu ta on. Sellegi poolest ma arvan Kalle Rovanperelt 6,8 niimoodi puhastades ei ole ka kõige halvem tulemine. No 3 katset tõepoolest siis sõidetud, 4 veel täna jäänud. Ott alustas siis ülivõimsalt, 5 sekundiga pani selle Peipsi ääre katse kinni Neville'i ees. Loomulikult võitis ta ka 2 järgmist katset, järgmise siis Neville'i ees 1,8-ga ja 4. mis oli Raanitsa katse 1,6-ga ja meil on tegelikult teada ka Raanitsa katse Delfi hüppe võitja. No nii, kas sina avalikustad selle? Kõigepealt avalikustame selle, et kes hüppas kõige kaugemale. Selleks oli loomulikult keegi muu kui Ott ise ja 37 meetrit. Vägev. Järgmine selles tabelis, mis ma näen, see on see käsitsi joonistatud 37-ni loomulikult keegi ei küündinud, aga ma näen, et 34,5 on teine koht. Ekipaaž number 28, kes meil on? Georg Linnamäe, James Morgan. No võimas. Eesti mehed on eesotsas, aga kui juba... Aga meil on võitja ka, kes pani täppi ja võitis meile loosi juba. Meil on Fortuna on juba ära teinud kõik asjad ja loosiga võitis siis endale Rally Estonia fänninänni Merili Johansson. Väga äge. Ja fänninänn hakkab ootama, kui ta on oma suurused meie turundusjuhile edastanud, siis hakkab see fänninänn ootama teda siin samas Expo alal. Ja kes on meiega poole pealt liitunud, siis Tarmo Hõbe rääkis ju sellest, et meil ootab üks tore lipuke ka siin, Eesti lipp, kuhu oodatakse peale Eesti rallifännide autogramme ja see lipp saadetakse Greg Priini perekonnale. Väga üllas žest. Väga üllas žest. Aga juba sai, ma korraks siin hüppe tulemustes mainisime Georg Linnamäed, siis ma pean selle ära mainima. Georg Linnamäe võttis oma karjääri
esimese katsevõidu WRC2 arvestuses neljandalt kiiruskatselt Oliver Solbergi ette 2,6 sekundiga, nii et ülikõva saavutus. Kui me eile rääkisime, mis võiks olla Eesti kuttide eesmärgid siin rallidel, siis sai öeldud, et kindlasti ralli võiks lõpetada vähemalt üks mees top 5 ja võiks võidelda katsevõitude nimel, siis Georg Linnamäe on esimese linnukese kirja saanud ja esimene katsevõit on käes, ülikõva tulemus. Ja hetkel siis 3. kohal Solbergi ja Mikkelseni järel möödus selle katsega Egon Kaurist, et väga vägev heitlus, Kaur kaotab vaid 0,1 sekundit Linnamäele. Ja kusjuures Robert Irves selle klassi 6 hetkel kaotab 8 sekundit Linnamäele, ehk siis poodiumi kohale 8 sekundit ainult. Jube tihe tulemine on seal Sami Pajariga, oli vägev võitlus just ka enne 4. katset. Meil on üks video veel valmis pandud, see on Ott Tänaku intervjuu loomulikult. Pärast seda vaatame ära reklaamid ja siis on meil üks külaline veel siin sama stuudios. Ott Tänak, 3 kiiruskatset, 3 võitu, et kui nüüd puhast sõitu vaadata selle ralli kontekstis, siis algusega võib vist igati rahul olla, kuidas ise hindad? Jah, selles suhtes kindlasti. Erinevad iseloomud ka olid kiiruskatsetel, hommik olid seal sellised natuke aeglasemad, 3. katse oli kiire, et tundub, et see auto on ikkagi saanud selle ralli jaoks päris heasse seisu, et on võimalik ka erinevate kiiruskatsete peal päris head sõitu näidata. No puhta kiirusega suht kindlalt me oleme Hyundai'st ja Toyotast omajagu maas, aga ütleme nii, et sellise suhtumisega, kus ei ole mitte midagi kaotada, siis on võimalik neid katseid võita küll, aga kui kaugele nii see välja purjatud, seda on raske öelda hetkel. Sa korra kurtsid peale viimast kiiruskatset, et korraks nagu mootor nagu kadus ära või tekkis see mingi tehniline probleem või mida sellega mõtlesid täpselt? Jah, ei oska öelda, eks nad nüüd siis nii-öelda datast vaatavad, mis see põhjus või olukord seal oli, aga lõpus tundus okei jälle. Kas see, et ma ei tea, võita kõik kiiruskatsed on sinu jaoks selle ralli motiveeriv, on see realistlik plaan sinu jaoks näiteks? Ei, see ei ole kindlasti realistlik, nagu ma ütlesin, meil tegelikult ei ole sellist kiirust, nagu me praegu sõidame. Teised ilmselgelt sõidavad selleks, et kindlalt ralli lõpuni ka tulla ja üritavad leida nii-öelda head suhet või head rütmi, aga meil ilmselgelt on olukord natukene teine, kus ei ole mitte midagi kaotud, et tavaliselt päris esimest katset nii-öelda punktikatse tempos ei sõidetud. Kui heaks sa seda teede olukorda hindad, et kui nüüd teistkordne läbimine tuleb, et mis teede osas just võiks nagu muutuda? Eks me näe, tavaliselt esimesed 2 katset lähevad pigem katki ja viimane peaks olema okei. Ott, ma küsin seda, et kas see töö, mis te teinud olete, et kas kuidagi praegu tundub, et autos heas mõttes väljendub ikkagi, et Lõuna-Eesti ralli ja nii edasi, kas see autoseis on läinud paremaks? Lõuna-Eesti ralli isest on väga lihtne ralli auto jaoks, et pigem ongi puhas kiirus, mis siin mängib, aga erinevad tehnilised elemendid nii-öelda ei mängi nii suurt rolli, et ma usun hea, et see nagu võib-olla siis meie vajaka jäämine või teiste eelis võib-olla ei tule nii väga selgelt välja. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel. Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista. 50 aastat Värska originaali.
spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, mind on ilusti kuulda, jah? Ja oleme tagasi otse-eetris, kõik sujub otse-eetris. Ingmar, meie püsikuulaja võib öelda, on saabunud meile külla, lubas tulla ja tuligi. Ametliku fännklubi esindaja, ütleme. Ametliku asuta meie fännklubi. Just. Aga Ingmar, sa ei tulnud üksinda, sul on kaasas mingi jublakas. Vaata, tegelikult on niimoodi, et ma ütlen, et kui meile siia tuleb keegi, siis peab küsima midagi, nagu ikka me palume küsida küsimusi. Aga meil on pildi küsimus. Või tooma midagi veel lahedamat meile nuputamiseks, siis Ingmar on tulnud selle teise variandiga ja toon meile hoopis midagi palju ägedamat siia. Räägi, mis sa kaasa võtsid ja mis sa teada tahad? Ma tahan teada, mis ma kaasa võtsin teie käest. See on nüüd üks Eesti autospordis üks väga oluline kolb. Ja teie ülesanne on siis arvata, millisel autol. Tohin, ma vaatan seda korraks, jah. Ja. Ma ütleme, nii palju ma oleks osanud ikka öelda, et see on kolb. Aga nüüd ma pean tunnistama, et... Räägi võib-olla lollimatele, kus see kolb käib. Ja võib-olla siis räägid, et mis see kolb kuuletel, mis asi see on. Kus ma nüüd räägin? Jube keeruline rääkida, seletada. Kolb liigub seal. Kus seal? Mootori sees. No nii. Aga ütleme, teeks siis mingid pakkumised, et kas see võiks olla sellise mingi tipptasemel ralliauto küljest või pigem selline, ütleme, historik või midagi selle laadset? No täna ta on historik juba, jah, aga ütleme, et ta on tipptasemel rallisõitja auto küljest küll. Täna enam see auto ei ole tippklassis. Vaata, anna Gunnarile ka imetada. Kas ma tunnetan läbi? Vot, ehk siis me räägime ikkagi kunagisest WRC autost. No autogrammi sa siia peale pole võtnud? Pole jõudnud, jah. Ma pärast lähen vaatan, Ott on sealpool, et... Ahah, olgu siis. Ütlesid ära põhimõtteliselt ju. Et tegemist on Ott Tänaku ühe kunagise ralliauto küljest tulnud tükiga. See on vihje, eks? Jaa, see on õige, aga millise auto? Ahah. No nii. No esimene Rally Estonia võit. Aga miks see siis sinu käes on? Äkki on nüüd sellelt tänaselt mootorilt? Ei, see pidi ikkagi pigem nagu uunikumi moodi. Uunikumi moodi, jah. Tänaselt mootorilt võib-olla siis see tükk oleks päris hinnad. Aga pakuks siis, et see on mingi WRC auto, millega Ott Tänak on sõitnud ja pakuks siis... Kaks pakkumist tahaks teha, et pakuks esimesena Ford Fiesta RS WRC auto, ehk siis mis on aasta 2012, umbes 13. Ja mis sinu pakkumine on? Ei, sama. Mul muud pakkumist ei ole. Vale. Vale? See kuulub ühele Subarule. Okei, see on Subaru Impreza, see musta arri siis. Õige. Selle kolviga tulid nemad 2014 Eesti meistriks. See oli siis esimene hooaeg, kus nad Martiniga koos sõitsid. Ja see kolb võeti siis hooaja lõpus auto pealt maha ja jagati siis tehnikutele ja kuna mul on käpp sees nii-öelda, siis mul õnnestus üks enda kätte saada. Kusjuures tegemist on legendaarse autoga, sest tol hooajal ju Ott Tänak oli nii-öelda tehase meeskonnade poolt kõrvale heidetud. Ja see oli see ainuke aasta, kus ta siis ei sõitnud kaasa ja tegelenud Eestis sõita. Ja selleks hetkeks Eesti sõitjate poolt oli kõigi poolt see Subaru nagu maha kantud, et ainult Mitsubishi Lancer Evolution on nii-öelda ralliauto, millega on võimalik siin sõita, aga siis tuli Ott. Tuli Subaruga, vana Käsnaga ja näitas, kuidas on võimalik meistritiitlit võtta, et selles mõttes ja ma loodan, et see auto on jätkuvalt alles kuskil Saaremaal. Ei tea, kus? Ma ei oska praegu öelda, et kas ta kuskil seisab. Väga lahe. Ma arvan, et su päeva eesmärk on siis Oti autogramm siia saada. Ma kahtlen, et ma sinna jõuan lapsega trügima minna, et praegu jääb ilma autogrammita, aga kunagi äkki on lootust. Väga äge. Mul on natuke häbi ka, sest mul endal on ka Subaru olemas ja mul on täpselt see sama mudel Subaru olnud, millega siis Ott sõitis, aga võt... Oled sa juba Ingmar katsete äärtega jõudnud? Ei, ma tulingi ainult teie juurde ralliparkida. Et lapsega on vähe keeruline minna, et tulingi ainult teie juurde. Kus kandis sa tulid? Tulin Pärnust. Ahaa, kui pikk tee Pärnust siia on? 9 hakkasin sõitma hommikul ja kella 9 jõudsin siis vist kohale. Et lapsega oli söögipaus, siis laps otsustas, et ta ei taha autos magada, siis pidime magama tee ääres veel. No sa tead isegi vist, et sul on ka pisike. Ma tean ise, sest minu laps ilmselt loodetavasti praegu magab hotellitoas ja ega ma öösel ka liiga palju magada ei saanud seal hotellitoas. Minu laps on siin seina taga praegu.
keerutab seda ratast. Jah, võtab auhinda. Kuule, aga sa oled küsinud meilt küsimusi läbi hooaja siin väga palju. Kas sul on endal ka mingi selline küsimus, mis on meelde jäänud, mis võib-olla oli lemmikküsimus või mille vastusse väga ootasid ja said vastuse või on sul midagi sellist pähe tulemas kohe või ei ole? Eelmises saates ma küsisin selle snorkli kohta, et miks nad ei kasutanud. Ma ise tükk aega mõtlesin, miks nad ei kasuta ja te ka tegelikult väga ei osanud kusjuures me ei saanud vastust antud sulle. Ja ma lugesin ühte Osieri intervjuud, et see on kõik on FIA taga seisab, et nemad ei ole viitsinud siis sellega tegeleda, et anda sellele seda homologeeringut või mis iganes see sõna on. Homologeering, jah. Ja kusjuures ju tegelikult oli veider, sest Rally 2 auto võis seda kasutada. Et ainult nii-öelda Rally 1 autodel oli see keelatud. Te räägite mingis saates, kus mind ei olnud? Võimalik. Ma ei saa üldse aru, millest jutt on. Sa oled erak, me teame asja. Ja sellega seoses mul on täna ka kohe üks küsimus. No nii. Vaata, paljudel autodel on see liikuv tagatiib, et kui pidurdab, siis tõuseb ülesse. Et miks WRC-d ei võiks sellist tagatiibi kasutada asfaldirallidel just, kui siis nagu kruusa peale väga ei minda? Et äkki see annaks siis kõvasti juurde? Hea küsimus. Võib-olla vastaks niimoodi, et autoralli on selline ala, kus ütleme, sellised kõik detailid saavad päris palju nagu raputada ja väga lihtsasti võid katki minna. Et ringraja peal see asi töötab, sest sa sõidad nii-öelda sileda tee peal kogu aeg. Aga ka ralli katsel iga liigne detail, mis liigub, on oht jälle, et see puruneb. Et ma arvan täna isegi hübriid, mis on nagu lisatud, mis ei ole nii-öelda detail, mis liigub, aga ta kuskil seal on, sest näha oli, et hüppe peal jälle lapil see purunes ja ei tööta. Nagu eelmisel ralli Osier lasi ju terve tagalugi kõik minema. Jah, täpselt. Et ma arvan, et seal on see küsimus, et seda võiks kasutada, aga tõenäoliselt ta kestab esimese hüppeni või kuhugi teise hüppeni, et see pole piisavalt nagu nii-öelda töökindel osa tõenäoliselt. Mul oli eile ka üks küsimus, seda te ette ei lugenud. Ahah, sul oli küsimus eile või? Nüüd me saame pikki pead siin. Oled kindel, et ei lugenud? Jaa, te tervitasite mind ja ütles, et ma tulen homme siia, aga mul oli küsimus ka seal. Kas autode liveri ehk siis väljanägemine on FIA poolt kinnitatud terveks hooajaks või võiks meeskonnal igal rallil uus kujundus olla? No Greg Priini erikujundused ju tehti, siis ma eeldan, et võib. Võib küll, jaa. Tegelikult on ka teinud ju M-Sport on teinud Soome ralliks eraldi kujundusi aastaid tagasi, äkki 12-13 seal vahemikus oli, muidu oli selline valge-sinine Ford, aga siis Soome ralliks ma mäletan võiski olla äkki 2012, kui tuldi täiesti musta Fordiga välja, et sarnane nagu Ott Tänaku Ford tol aastal oli. Et siis tol aastal oli kindlasti kas sõitis veel Latvale ka või enam ei sõitnud. Ühesõnaga, mingid sommid olid seal ilmselt tiimis ja siis tehti nagu, et nende jaoks siis muudeti natuke liverit. Need tegelikult võib, see ei ole kinnitatud ja võib teha muudatusi. Kuule, aga Ingmar, väga vahva, et sa meilt läbi astusid. Kas Pärnumaa kandis ka mingit rallit sõidetakse või? Eesti meistrivõistlus vist mitte või? No mul maal põllu peal sõidetakse. Sul maa põllu? Saad ise ka proovida? Jaa, vennal on 2 Mosset, millega me oleme siis sõitnud, üks Corolla ja üks Celica, millega siis jäärada sõidama. Pärnu on ikka ju meie ringraja pealinn, nii et jätame midagi siis nii-öelda rallist puutumata ka. Ja loomulikult ringrada on ju seal Baltikumi parim. Täpselt, et see on ikkagi ringraja pealinn ja kõval tasemel seda tehakse. Seda küll. Kuule, aitäh, Ingmar! Jaa, aitäh, et vastu võtsite. Absoluutselt. Ma tulen järgmine aasta jälle. Jaa, tule järgmine aasta jälle. Ma ei tea, kas me ERC-etapil teeme, aga ilmselt teeme. Eks teeme ikka, miks me siis seal stuudios peaks istuma? Ja hetkel ei ole veel ikkagi lõplikult selge, kas me jääme sellest MM-etapist ilma või mitte. Urmo Aava on ikkagi positiivne, et me ei jää. Täpselt nii. Nii et eks me näe, elame näeme. Ja ma jään alati ootama kutset stuudiosse. Sinna keldrisse. Just. See kelder on selline pime ilma akendeta ja see ei ole ilus koht. Nali. Tegelikult on täitsa viisakas, selle ägedad need roosad leedid ja asjad. Ja kui vahel üks teine saade tuleb peale meid, siis on huvitavaid tooteid. Jah, olen natukene piilunud, ei taha rohkem vaadata. Ei taha neid tooteid. Kuule, aga aitäh, Ingmar, sulle. Aitäh sulle. Tänud. Meie jätkame siit juttudega. Ingmar, sa võid klapid peast ära võtta. Sa võid ka täitsa lahkuda keset saadet, et ei juhtu midagi. Meil siin... Võta jooki. Võta jooki ja naudi saade lõpuni. Aga tahtsime rääkida veel teistest huvitavatest sündmustest, mis on tänase hommiku jooksul. Päev ei ole veel kaugeltki läbi. Aset leidnud, alustame päeva esimesel katsel kohe Lapil hübriid ja kuni lõunani ilma hübriidita ja tulemus on siis selline, et kus me Lappi leiame.
Lappi on 4. positsioonil pärast 4. katset, et tegelikult võiks arvata, et see kaotus oli suurem, sest ei saanud ta väga lähedale mitte ühelgi katsel, aga ikkagi see tempo püsis enam okei ja praegu Neville'il 14,3 kaotust ja poodiumi kohalt tegelikult ainult 1,3 sekundit taga, et tundus nagu see olukorras hullem, kui ta praegult numbreid vaadates on. Tegelikult on ju vahed väiksed, mis on kiire ralli puhul tavapärane. Ja tegelikult see, nagu tegelikult hommikul ma ütlesin ka, et selle esimese katse peal sõidetakse ilmselt põhivahe sisse, et 5-7 sekundit, Ott võitiski 5 täpselt. Aga sealt tagantpoolt tulid ikka väga sekundis, Rovanpera, Sunninen, Lappi, Evans, et nad kõik olid seal umbes 2 sekundi sees, mis oli väga tore näha. Ja ma arvan, et see teine pool, teine luup, et siis hakkab nagu mingeid juba positsiooni muudatusi võib-olla nägema, et kui Lappi auto on korras, siis ta kindlasti läheb Evansit püüdma ja samamoodi Sunninen ju tegelikult ülihästi tuleb praegu Lappist 5,3 taga, Neville'ist 19,6, et iga katsega läheb tal see nii-öelda tunne paremaks ja tempo kasvab. Et ma usun, et ka Sunnineni poolt me näeme siin päeva teises pooles ja homme sellist selget tempo kasvu. Teemu Sunnil, ma vaatan lihtsalt neid EVRC tsitaate, siis on öelnud, et it's just amazing car, so fast. Ma ikka veel õpin, aga täiega naudin. Ja, no nii on, selles mõttes, et ega see on ju fakt, et ta on ju paar testi sellega teinud siin, ma ei tea, eelmine aasta või millal. Ja ega need kilomeetrid tal ei ole seal autos. Otse Rally 2 autos tegelikult sinna Rally 1 autosse istuda on ikka väga keeruline, et siiamaani ta saab sellega ideaalselt hakkama, et kui vaadata Takamoto, Katsuta on selja taga, kes ma ütleks, et kogemuse poole pealt isegi võiks Sunninenist ees olla, aga nende ja samamoodi nende katsete peal, et mõlemad on põhimõtteliselt selle kandi mehed, me võime öelda, et kui Katsutas suudab ta juba kiiremini sõita, väga kõva saavutus. Neville, kes tegelikult rallit juhib, on andnud katse lõpus kõige pikema intervjuu, vähemalt see, mis kirja on läinud. Ütleb, et kui pind on kõva, siis on gripp väga madal ja sellega ta on raskusi, et kaotas päris mitu korda auto tagaosa. Aga ma ei tea, mis katset me seda vaatasime lõunasöögi ajal. Tegelikult natukene õnne oli ka Neville'il, et ei olnud väikest kokkupõrget elektripostiga. Jaa, see, kui ma ei eksi, oligi viimane katse. Et tegelikult seal oli sentimeetrite küsimus ja see oli päris raju hoo pealt, et tegelikult katse lõpus ju küsiti ka talt, et kas sa tundsid... Aga see on üldiselt muster, et kui sellised momendid on olnud, siis need üritatakse katse lõpu intervjuudis pisendada või siis teha nägu, et ma ei tea, millest sa räägid. Jah, ja ütleme, tihtipeale on ka see, et väljast võib tunduda räige moment, aga kui sa sõitjana oled, siis sa tunned, et okei, midagi oli natuke, aga sa ise ei näe, mis sealt väljas oli, kui lähedal midagi oli. Seda küll, jah. Et sõita jaoks tõenäoliselt ei tundugi midagi hullu. Aga meie väljast vaatasime, et sentimeetrid ja sinna see auto oleks jäänud ja sinna see katse oleks jäänud, sest see post oleks sinna tee peale kukkunud. Et jah, õnneks auto ei tee peale, aga nagu enne juba sai öeldud, et tempo on väga headal. No aga sellel rallil, kust Neville pärit on, seal on ju elektripost meetri pealt kinni põhimõtteliselt. Et ta peaks olema harjunud laveerima see postide vahel. Sellepärast ta võib-olla saigi hakkama. Aga on meil veel mingid vahejuhtumeid on? Vahejuhtumeid, kas meil on? Ta tegelikult vist väga hetkeseisuga veel ei ole. Elvin kurtis mingis intervjuus, ma nägin siin vilksamisi seda Mixzone'i intervjuud, et auto pööramisega on kuidagi, kurvidesse sisse pööramisega on mingi kala. Jaa, see midagi sarnast võib-olla ütles ka Lube, et ta esimesel katsel siis täna puutus esirattaga mingi kivi või mingit betoonblokki natuke ja pärast seda tõenäoliselt sild läks paigast ära ja ei taha väga rööpas püsida auto. Et selliseid väikseid asju on siin olnud, aga ma arvan, et võib-olla selline põnevam lugu isegi seal on praegu olnud WRC2, kus ikka iga katse toimub mingi positsioonide muutus. Ja nagu enne sai öeldud, siis Linnamäe tõusis 3. möödus Kaurist. Ja Virvese Pajari vahe samamoodi, et siin praegu toimub ikka raju andmine ja 0,1 sekundit Kauri Linnamäe vahe, 1,1 sekundit Pajari ja Kauri vahe, et siin neid võistluspaare on ikka palju. Kui vaatan, mis meil Rally 4 klassis toimub. On meil Rally 4 klassis ainult eestlased või? Tead, vist ongi eestlased ainult, jah. Siin Jasper Vaher juhib meil
on see tõsi, et 50 sekundiga Karl-Markus Sei ees? Nii see on. Jaspar Vaher on, ma arvan, et kui me siin noori vaatame, siis üks kõige lootustandvamaid sõiteid praegu. On see loogiline, et ja. 16 sekundit kaotust, 24,9 sekundit kaotust ja 12 sekundit kaotust Karl-Markus Sei, kes siis katseaegu number 2 näitab meil. Nii ta on. Kui sa siin Eesti rallisi jälgiksid ka tulemusi, siis sa näed, et kuidas Jaspar Eestis sõidab ja tegelikult tegi ka, sai mainitud mingi saade ka, et käis Lätis, tegi debüüdi Euroopa etapil nüüd 6 aega tagasi täpselt ja nüüd siis MM-i debüüt ja ütleme, selle konkreetse autoga on päris raju. Sa oled nii õnnelik, nagu sa oleks ise mõne näpunäite Jasparile andnud? Ta on Lääne-Virumaa poiss, nii et õnnelik muidugi. Okei, selle klassiga meil ka. Teame me juba, mis seal Eesti meistrivõistluste kategoorias ka toimub või? Ma kohe vaatan, Eestikatel on selline lugu, et on nüüd sõidetud täna 3 katset ja täna nüüd tuleb pikem paus ja pärast seda sõidetakse 5. katse, mis on Neeruti katse. Aga praegu hetke seisuga peale 4. See esiots on ikka nagu on ju meil ka WRC-s, et Linnamäe juhib, Kaur 2, Virves 3. Aga vaatame peale 3. kui oli veel ka teisi mehi, siis me võime vaadata Sander Pärna näiteks, kes tegi debüüdi peale 7 aastat, võime öelda debüüdi on ju, tagasi tuleku comebacki. Siis Sander, ütleme nii, et tuleb turvalise tempoga ja oma klassi 5, neid on seal klassis R2 või Rally 4 klassis, siis 10 autot hetkel, nii et ilusti seal keskel praegu ta tuleb. Okei, vaatame, mis küsimusi meil veel on tulnud. No siin on mõned küsimused sellised, mis on väga kaardilugejatele suunatud. Me loodame ühte kaardilugejat, väga legendaarset kaardilugejat Eesti mõttes siin õhtul võõrustada, kes on ka seotud Eesti meistrivõistlustega, mis õhtul kella 8 päris läbi ei ole. Et need targemad kuulajad vast ammusid koodi läbi, kellest me räägime. Ilmselt. Võtame siis Eesti õhtul siis need Eesti 4 katset kokku, sest viimane 5. katse stardib alles 8:30 õhtul, nii et me võtame enne 5. selle Eestikat kokku ära, nii palju kui võtta saame. Argo Lunde on meilt küsinud, et kuidas suhtuda Oti 4. katse lõpukommentaari, kus ta ütles siis, et pinnas on nii lahtine, et iga autoga muutub katse kiiremaks. Katse keskel läks meil ka mootor, aga heli järgi tundub, et see tuleb tagasi. Tavaliselt tehakse ju pärast mootori remonti sissesõit, et ei soovitata mitte piirajasse kütta. Just küsimus on siis selles mõttes, et uus mootor on ju, aga sissesõiduks aega ei olnud. Hakkas kohe tulistama. Ma arvan, et see mootor ikka on kuskil mootori pingis võib-olla sissesõit tehtud, et ma ei usu, et see mootor auto peal on olnud, ei tea, võib-olla on ka, ei oska öelda täpselt. Aga see mootor on kindlasti töötanud varem, et seda ei pandud täna siin esimest korda käima. Jaa, absoluutselt. Võtame ühe Georgi küsimuse ka, saame neid siin natuke vähemaks. Georg on küsimus, millised katsed on teile legendaarsemad Eestis ja MM-il, kus on kõige rohkem juhtunud? Ise ta pakub Ounipoh ja Fafe ja Eestist Kaugatomaa, Sõprusauk ja Pasamägi. Pasamäge me kommenteerisime siin laivis, et ei ole enam selline, mis ta vist vanasti oli. Kuidagi laugen, või ütleme, kui mina nagu sõitsin, ma olen Rally Estoniat sõitnud, ma pakun kuskil 5-6 korda, et varem oli seal mets ümberringi ja tundub, et see nukk oli ka terav, et viimati ma sõitsin 2020 MM-etapi raames seda ja siis juba vist siis oli natuke see nukk seal kuidagi vaiksem, et seda kohta, seda nii-öelda teravat nukki seal sellist ei ole enam, et ma arvan, et need suured avariid, mis sinna Pasamäele kunagi, mis toimusid, et see aeg võib olla läbi ja sama tegelikult võib öelda ka Saaremaa ralli Kaugatomaa katsega legendaarne Lassikurv, kuhu minu meelest, kui mina olin väike ja käisin vaatamas, siis 10 aastat järjest ma läksin sinna kurvi vaatama, päris mitte 10, aga piltlikult, et iga aasta ma pakun 5-6 autot sinna jäid, et täna on seal ka väiksed muudatused tehtud selle silla osas, et selliseid avariisid seal enam ei toimu. Aga võiks siia lisada, ma arvan, Saaremaa ralli Tundva katse, mis on, ma arvan, Eesti rallidelt üldse kõige nõudvam katse üldse. Hästi tempomuutusega, et oleneb poolt nüüd hakkab, aga pool katset on selline hästi aeglane, hästi tehniline, kohati läheb hästi kiireks jälle, aga hästi tehniliseks kitsas ja teine pool on siis selline nagu Lõuna-Eesti võib-olla laiusega tee ja väga-väga kiire ja et ma arvan, et see on sõitjale kõige nõudlikum katse, mis Eestis on. Georgil on üks päevakohane, eriti Eesti kontekstis küsimus veel. Kui kaua taastub keha pärast rallit hüpete tõttu? Rovampere ütles juba pärast seda Delfi hüpet, et
ma ei tea, kas ta mõtles Delfi hüpet, aga igatahes raaniste katset, et kuulis endal mõnda liigest ragisemas pärast maandumist, et rääkisime sellest ka eile selle Toyota füsioterapeudiga, kelle eest tänases LP-s on intervjuu. Ütles, et Eestis peab ta väga tegelema valudega ja valude leevendamisega ja kui vaja, siis õhtul andma mõned tabletid ka keele alla, et oleks parem uinuda. Aga sa tead omast käest, oma keha pealt, et kuidas hüpped mõjuvad? Jaa, üldiselt ikka on keha valus pärast, et jälle tegelikult täna on need hüpped väiksemad, mis olid 2 aastat tagasi väga teravad. No kui Rally Estonia sai MM-sarja, siis me ju tegime hüpped juurde vast isegi või? Jaa, ma räägingi nendest tehishüpetest tegelikult, et need olid tehtud väga-väga teravaks ja võib-olla ja liiga teravaks, et nüüd tänaseks aastaks 2 aastat on hiljem, 2 aastat möödas on need nii-öelda nukid maha lihvitud ja nad on pehmemad lendamise mõttes. Aga ma ütleks, et ikka selline, võib öelda, et peale rallit selline nädalake võib olla ikkagi tunda, et kuskil on natuke kange. Sest nii-öelda lihas ju võtab selle paugu omale ikkagi, et see ei ole nüüd liigesvalu, vaid lihas siis üritab ju kompenseerida seda raputust, mis tuleb, et jah, kindlasti võtab aega mõned päevad kuni nädal. Aga kui sa kohe oled maandunud, sa tunned kohe seda valu või? Ei tunne, see on ju siis, kui adrenaliin on langenud ja ralli läbi, et siis tunned, et kael on valus, küljed on valusad, et ralli ajal see nii väga ei häiri. Hüppesse minnes saad sa juba kuidagi keha valmis panna selleks, rohkem pinges olla? Sõitjana saab seda teha, kaardilugejana on hästi ebamugav seda teha, sest enamus ajast sa nagu ei näe välja ka ja järsku sa tead legendist, et hüpe tuleb, aga mis hetkel täpselt see tuleb, et siis sa saad aru, kui järsku tunned, et midagi läks kergeks, et siis on nagu keerulisem. Aga jaa, eks kohati on hästi ebamugav minna ka sinna, et teed oma väikse pidurduse ära enne hüpet gaas põhja ja lähed lendu ja loodad, et nüüd ilusti tuleb maa peale saata. Võtame ühe küsimuse veel Georgilt. Kuidas saadakse rallimehaanikuks? Kas neile tehakse mingi kohustuslik õpe ka? Olenevalt meeskonnast kindlasti seal on õpe ja tegelikult ju kui võtta tippmeeskonnad, siis ideaalis jaotatakse ka ära, et kus auto osas sa oled, et näiteks sa oled vasaku tagumise nurga mehaanik või tegeled elektroonikaga või tegeled mootori detailidega, et vastavalt sellele ka õppe siis, et kuidas teha ja mis hetkel, mis liigutusi teha, et see ei ole kindlasti see, et sa oled kuskil kodugaraažis harjunud autosi remontima, et seal ikkagi see kiirus mängib rolli ja tuleb mingeid tegevusi harjutada, et ka 15-minutise servisega saaks kõik tükid vahetatud. Nii palju, kui sa tead rallimehaanikuid, sa kindlasti tead neid natukene rohkem kui mina, kuidas nad on saanud selle, kuidas nad on tulnud sisse rallimaailma? Kõik alustavad kuskilt mingit töökojast õpipoisina või? Ja, tegelikult ju, kui asja vastu on huvi, siis ma arvan, et kõigil on võimalus, sest ma usun, et see nii-öelda kaadrivahetus on päris suur, sest olgem ausad, 13 rallit vaja ringi reisida, igaüks seda ei saa teha. Kui me MM-ist räägime, siis küll. Täpselt. Et ühel hetkel on ka nagu muu elu tulemas, mis vajab elamist, aga ma arvan, kui huvi on ja võtad siin mõne Eesti meeskonnaga ühendust, et tahaks proovida, käia, teha praktikat, vaadata, kuidas on, et siis ma arvan, et enamus meeskonnad võtavad jutule. Tegelikult oleks huvitav siin saates selle nädalavahetuse jooksul mõnda mehaanikut võõrustada. Jaa, uurime. Ma arvan, et meil on võimalus olemas küll siin keegi tuua. Jaa. Tõmbame tänasele saatele praegult kriipsu alla. Me oleme kell 8 uuesti otse-eetris järgmise külalisega, loodetavasti järgmiste intervjuudega ja uute tulemustega, sest meil on sõita veel, vaatame milliseid katseid. Uuesti hakkame sõitma kell 14.42 ehk siis kohe Peipsi ääre katset, siis Mustvee Raanitsa ja siis on meil sees ka veel Neeruti. Miks meil on Neeruti ainult üks kord siin sees? Vot ei oska öelda. Seda me peame küsima kellegi korraldaja käest. Tegelikult ju legendaarne koht, kus rallit sõita. Jaa, kindlasti äge katse ka, aga ju seekord siis valik selline. Neeruti katse siis 18.21, servis on meil 19.41, mis tähendab, et meil on piisav puhver, et jõuda sisse ka mõned intervjuud Mixzone'ist ja kell 8 need teile ka ette laulda. Täpselt nii. Aga aitäh praegu vaatamast ja kena rallipäeva jätku. Kohtumiseni. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel.
Gramm Wellness Drink. Gramm parem elustiil. Avasta uus energia. Proovi kohe spaceprotein.ee. Võiduvärv on kuldne ja kuldset värvi Värska juubelikorgi alt leiad terve suve pöörases koguses tasuta Värska jooke. Iga päev 50 eurot ja peavõidu Audi Q5, mis läheb loosi 26. augustil suurel Värska juubelipeol. Joo, võida ja tähista 50 aastat Värska originaali. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.